Energeetikaminister Andres Suti kinnitusel kerkib Eestisse 2030. aastaks 200–400 maismaa tuulikut, mis aitavad kaasa taastuvenergia eesmärkide täitmisele. Selle saavutamiseks algab mais tuuleparkide vähempakkumine, mis peaks tooma turule juurde 2 teravatt-tunni jagu uut tuuleelektrit. Et Eesti jõuaks 2030. aastaks seatud eesmärgini toota 100% kohapeal tarbitud elektrist taastuvenergiast, on meile vaja juurde 200–400 maismaa tuulikut, ütles eile energeetikaminister Andres Sutt saates Esimene stuudio. Täna kinnitas Sutt, et Eesti suudab selle eesmärgiga täita. Ma usun, et suudame küll, et arendajatel on huvi olemas, kui planeeringutega suudame toimetada, kui kogukonnad on päri, et siis see kõik on tehtav. Eesti suurimad taastuvenergia arendatud Tiilitas ja Enefit Green on aga selles varem kahelnud, sest 2023. aasta oksjoniga kavandatud tuulepargid ei saa lubatud tähtajaks 2027. aastaks valmis. Tuuleenergia assotsiatsiooni juhi Terje Talve sõnul tulebki nüüd täita nii eelmise kui ka tulevase vähempakkumise eesmärgid. Kui riik lühendab väga tugevalt menetlusaega, teeb suuri samme selle nimel, tegeleb ka siis rahastamispoolega, siis tehniliselt on see ikkagi tehtav. Meil on vaja 280 tuulikut ja sellest Eestile väga hästi piisab, aga planeeringuid on palju ja nüüd on jõudnud kuidagi selline teine äärmus, kus enam-vähem kõik planeeringud tahavad ära lõppeda või nad ei lähe väga hästi. Selle eesmärgi täitmiseks algab mais suur tuuleparkide vähempakkumine, millest soovivad osaleda seni maatuuleparke rajanud ettevõtete kõrval terve rida uusi arendajaid. Näiteks Kesk-Euroopas üle 60 Eestis 2 päikesepargi omanik Austria päritolu Eneri. Lisaks meile on neid vähempakkumisel osalejaid piisavalt palju, nii et me näeme, et konkurentsi tuleb ja see vähempakkumise maht tuleb ka täis. Oksjoni tulemused selguvad pärast kohalikke valimisi. Nende pakkumiste tegemise tähtaeg oleks pigem selle aasta lõpupoole. Mõned on soovinud ka järgmise aasta esimest kvartalit, et eks me seda siis vaatame, kuhu me selle täpse kuupäeva või täpse aja paneme.